Peaminister ütles täna, et nafta hinna 4 aasta rekordit arvestades olukorda jälgitakse, kuid otseseid samme plaanis ei ole. Samuti puudub selgus, kuidas kriis edasi areneb. Me siiski jälgime endiselt sündmusi muuseas, et seda teeb terve maailm tegelikult. Milline see hind kvartal 2-3 on, ma ei tea, kui TV3-s on see teadmine olemas, maksaks seda maailmaga jagada, meil seda teadmist ei ole. Loodetavasti deeskalatsioon on see suund, kuhu minnakse, et Lähis-Idas siiski pinged langevad. Tänane hinnatõus on tingitud uudistest Ühendriikides, ütleme sellest, et sõjavägi annab ülevaade erinevatest valikutest ja läbirääkimiste seisakust. Vaatame, kuhu see kõik viib. Samas Prantsusmaa teatas just eile, kui naftahinnad hakkasid taas kiiresti üles kerima, et ei välista ühtki meetodit, et kütusehindu alla suruda. Le premier rôle de l'État, c'est de ne laisser tomber personne. Et c'est ce qu'on a fait pour le mois d'avril, c'est ce qu'on a reconduit et amplifié pour le mois de mai, c'est ce qu'on continuera à faire pour juin si la situation perdure. Selline mõtlemine on pahupidi mõtlemine, ütleb Jürgen Ligi. Kui me oleme lasknud reservid liikvele, siis on eriti totter stimuleerida tarbimist, konkreetse kauba tarbimist. See on nii pahupidi poliitika, kuigi riigid seda teevad, et siin lihtsalt tuleb mõistlus peas hoida. Peaministri sõnul on Eestis hinnasurvet leevendatud muulgas sellega, et kütuseaktsiisi ei tõstetud. Võrdlusena toodi Saksamaa, kus kulutati kütushinna langetamiseks 1,6 miljardit eurot. Summa kõlab suurelt, aga 2 riigi majanduse erinevat suurust arvestades oleks Eesti puhul 15 miljonit eurot, mis on väiksem kui Eestis otsustatud aktsiisitõusu ärajätmine. Aktsiisisamm on üks, aga me oleme ju teinud eelarves sellest ju ilmselt Euroopa suurima maksukergenduse üldse, mis puudutavad madalamaid tulusid. See maksuvaba miinimum ju katab ju kõik need suured, visuaalselt hästi suured hinnatõusud ära. Täna siiski kõrged kütusekulud valitsuses arutelu all olid, aga riigi sõlmitud lepingute valguses. Meil oli kabinetis pikem arutelu muuhulgas ka näiteks Transpordiametiga, kes Eestis on suurim teedehankija, ja Rail Balticu juhiga, kes on siis suurim taristuhankija. Mida see tähendab tegelikult majanduses ja kas see on kandunud hangetes edasi? Aus vastus on, et veel ei ole. Veel ei ole see kandunud edasi, aga see ei tähenda seda, et valitsus üle nädala seda kindlasti ei arutaks ja hindaks olukorda. Sest kui see hakkab kanduma hangetesse üle, siis ega meil lisaraha kuskilt ei ole, siis tuleb tegelikult lihtsalt asju teha aeglasemalt, mõni kilomeeter vähem kuskil mujal või kõike muu. Ettevõtlusorganisatsioonid tegid valitsusele ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Aprilli alguses saadetud kirjale vastas nüüd majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et lükkas ettepaneku tagasi, viidates pingelisele riigieelarvele ja sellele, et aktsiisitõus on juba ära jäetud.